Tere tulemast, kaalud! Siin on teie aprillikuu ülevaade. Kaaludel on sel kuul mingil põhjusel tunne, et nad on just nagu kellegi katsejänesed, ehk siis, et keegi mängib nendega mingisugust mängu või üritab neid just nagu suunata mingisuguses nendele vajalikus suunas. Ja te võite tunda ennast just nagu lukus või siis kinni selles olukorras ega mitte näha lahendust. Ärge laskuge enesehaletsusse, palun. Seiske enda nii-öelda heaolu eest siiski. Ehk siis keegi teine ei saa teile teha, kui te ei lase neil seda teile teha. Teie nii-öelda sisemine tasakaal on siin võtmeks. Üritage olla kahe jalaga maa peal ja mõistke ka teiste inimeste vaatenurka, enne kui te teete järeldusi, otsuseid või reageerite. Ehk siis alati ei ole, kui keegi teid üritab just nagu midagi panna tegema, mida temal on vaja. Ei ole see pahatahtlik, vaid kuidagi harjumuslik. Ehk olete te isegi kaasa aidanud sellele, miks see harjumus on ühel või teisel inimesel tekkinud. Ehk siis muutke seda olukorda, et teile ei saaks sedasi teha, seiske enda eest. Tugevamini ei öelda on täiesti õigustatud, sest see on enesekaitse vorm nii-öelda. Ja kui te jätate ei ütlemata lihtsalt sel põhjusel, et tahate just nagu hea olla kellegi teise vastu, ent pärast ise kannatate või olete ennast pannud lukus olukorda, kus siis te olete kohustatud midagi tegema, kuigi te seda väga ei tahtnudki või ei soovinud, siis ei ole teil kedagi muud süüdistada kui iseennast, sest olete ise selle võimaluse andnud. Ehk siis öelge ei. Ilma süümepiinadeta ja kui need teised pooled siis otsustavad kas solvuda või siis teie peale pahased olla, siis ka see ei ole teie nii-öelda asi tegelikult, sest solvumine on alati solvuja enda asi. Loomulikult olukorras, kus seda solvangut ei ole verbaalselt väljendatud. Ehk siis otseselt solvatud ei ole, vaid on lihtsalt keeldutud ühest või teisest asjast. Sellisel juhul solvumine on solvuja enda asi. Ja soovitus teile, et ei peaks ennast nii lukku ajama või kinni ajama ise ongi see, et mõelge natukene enne kui te jah-sõna ütlete või appi tormate kellelegi. Mõelge ka tagajärgede ja nii-öelda selle peale, aga mis edasi, kui te olete jah öelnud, kui palju te peate oma aega või energiat või kas või raha kulutama selleks, et nii-öelda hea olla kellegi vastu. Ja sama ka vastupidi, ärge üritage ise kellegi teise käest saada midagi, millega te ise ka hakkama saaksite. Aitäh ja olge hoitud!